ilusat esmaspäeva kõigile. Õhtu alustab ja meil on ikka suur rõõm, et olete meiega liitunud. On tõesti. Eesti mehed on kanged vanad. Ei kurda nad tavaliselt oma tervise pärast absoluutselt. Olgu asjad korrast ära füüsilise või vaimse tervise poole pealt. Nemad ei tee piiksugi vastupidi. Töötavad järjest kõvemini edasi ja ühel hetkel ilmselgelt kannatavad paanikahäirete ja depressiooni all ja jõuavad läbipõlemiseni. Ja leiavad ennast mustast august. Kaks sellist meest on meil täna külas. Tere Rain ja tere Silver. Tere. No teie olete sellised musternäidised nendest Eesti meestest, kes panevad gaasi põhja ja ei vaata üldse sellel teekonnal neid märke, mis ühel hetkel vaimse tervise poolelt läbi põletavad. Ja siis on asjad väga halvasti. Rain, sina oled 2 lapse isa, eks ole? Sa esindad neid mehi, kes igapäevaselt ütlevad endale, et nad on valmis oma pere heaks absoluutselt kõik tegema ja me kõik ju olemegi. Aga võib-olla kasutavad seda vabandust liiga tihti ära ja ühel hetkel lähevad asjad käest ära. Silver, sina oled noor mees, täna 29-aastane, aga aastad tagasi alustasid oma ettevõtteteed ja esindad siis neid noori mehi, kes selleks, et tunda ennast väärtuslikuna, et tunda ennast konkurentsivõimelisena, näevad, et peaks nädalaga miljonäriks saama ja kui seda ei saa, siis juba ongi asjad halvasti, tulebki topelt gaasi anda, eks ole. Ja. Nii, Silver, räägi sellest, et sa oled tõesti noor mees, aga mõned aastad tagasi hakkasidki sind selle sama asja pärast saatma igapäevaselt paanikahood ja ärevusaired. Kui hulluks asi läks? Asi läks nii hulluks, et mul oli 5-6 paanikahoogu päevas, meeletu hirm tegelikult üleüldse elu ees ja oligi, ma ei saanud asjadega hakkama. Voodist üles tõusmine oli nagu meeletu pingutus ja iga päev oli tegelikult nagu piin. Ma lootsin, et läheb paremaks. Iseenesest, aga ei läinud. Ja siis läks asi ühel hetkel nii hulluks, et ei suutnudki sealt voodist tõusta, eks ole. Ja midagi juhtus, sa võtsid kohutavalt kaalust juurde, kas isegi 20 kilo? Ja. Ja missugune see periood siis sel hetkel oli? Periood oli segane, sest tegelikult ma arsti juurde jõudsin siis, kui oli juba liiga hilja, et ma oleks pidanud tükk aega varem alustama. Ja kuidas see juhtus, kes seal pildi peal vasakul pool on? No, kuidas juhtus? See oli see, et ei hoolitsenud enda eest ja oli alkoholi tugevalt ja oligi selline. Ja kuidas see su igapäevast toimetulekut mõjutas? Igapäevast toimetulekut, mis... Kõik see, et sul oli see alkoholi lugu, see kaalus juurde võtmine, kuidas tööelu, eraelu, kuidas seal hakkama said? Ütleme nii, et mul ei meeldinud enda nahas olla. Ma esmahaigestumise ajal ma ei saanud töölgi käia, ma pidin haiguslehe võtma ja üldse see teadaandmine tööandjale, et mul on midagi viga. See oli meeletult raske sellepärast, et ma kartsin seda hukkamõistu ja ma ei osanud neid sõnu ritta seada, et kuidas öelda. Sa mainisid ka, et mitu korda päevas olid paanikahood. No millised need välja näevad? Paanikahoog on selline tunne, nagu hakkad tundma, et hulluks lähed. Et ongi see, et reaalsus nüüd nagu kaob sellisel kujul, nagu ta on ja meeletu hirm, seletamatu hirm. Süda klopib täiega, selline tunne, nagu kõik seinad ja asjad kukuvad kokku. Tahaks kuskile põgeneda, aga mitte kuskile minna ei ole, sest see tuleb sinu enda seest. No Rain, sina oled, nagu ma ütlesin, 2 lapse isa, abikaasa ja mees, kes aastaid ärkas hommikul kell 6 üles, et ikkagi jõuaks päeva jooksul võimalikult palju tööd teha. No kui hulluks sinul asjad läksid? No täpselt nii oligi, et hommikul kell 6 ärkasin üles, et Aasia klientidega tegutsema hakata ja päev lõppes hilisõhtul, kui lõpetasin USA klientidega. Nii et töö oli hästi kiire ja mina probleemi tegelikult ise ei näinud. Minust oli kõik nagu korras, aga nagu pere märkas, et ma olen närviline, ma olen vihane, ma olen ärev, et kuidagi peresuhted enam sees hästi ei toiminud. Et just kui võitlesid pere nimel, aga tegelikult pere ise kannatas kõige rohkem. Jah, pere kannatas, ma ei pannud ennast esikohale, panin pere esikohale ja see ei töötanud. Millised need märgid olid, kus sa tundsid, et sul hakkavad ka asjad käest minema? Näiteks ma läksin midagi garaaži parandama ja see lõppes sellega, et ma võtsin haamriga ja lõhkusin selle parandatava asja ära. Ja oligi kõik. Miski lihtsalt ajas sind nii kohutavalt endast välja? Jah, närvilisus oli kogu aeg üleval ja ma ei saanud ise aru, millest see tuleb. Just, sa
tegelikult ei mõistnud, kust see viha tuleb, aga sa tahtsid kindlasti väljendada seda selles nii-öelda peksmises. Ma ise ei saanud aru, mis minuga toimub. Et kõik oleks nagu korras. Ja sinu jaoks, ma saan aru, oligi murdepunkt siis, kui sa ühel reisil Dubais tundsid, et nüüd on kõik, nüüd sa selle perega ka enam koos ei taha olla. Täpselt, et meie suhted olid selleks momendiks üsna nugade peale nii-öelda läinud ja see hetk ma mõtlesin, et okei, mulle aitab, et ma annan oma pere vabaks, et ma ei saa siin enam mitte midagi teha. Ja siis tuli selline asi, et me ikkagi leppisime kokku, et naine saatis mulle väga meeldiva SMS-i, et oled koju oodatud, läksin koju ja ta ütles, et hakka endaga tegelema. Kas see pere vabaks, ma lihtsalt küsin, kas sul tundus, et sa tahad nagu nii-öelda vabastada neid koormast või sul oli tunne, et ma tahaks nagu ise elada sellist nagu oma ette elu, mul pole neid vaja. Ma olin omadega nii puntras, et ma ei saanud seal enam mitte millestki aru ja ma siis mõtlesin, et okei, ma astun sellest välja. Okay. Et sa tundsid, et nii enam ei saa, eks ole? Ma tundsin, et nii enam ei saa, see ei vii mitte kuhugi ja see on kõigile halb. Sina, Silver, aga jõudsid kõige mustemate stsenaariumiteni, eks ole? Ja ühel hetkel sa reaalselt mõtlesid, et ongi aeg lõpetada oma noore mehe elu. Ja. Kirjelda seda olukorda, kuidas need mõtted sulle pähe tekkisid ja miks? See olukord, eks ta oli kogu aeg mõttes juba ka võib-olla seda enne haigestumist, kui see depressiooni need esimesed märgid võib-olla oli, et ma ei tea, kas ma elan üldse järgmise sünnipäevani. Aga kuidas ma selleni jõudsin, et ma otsustasin ise siit ilmast siis ära minna, oli see, et ma tegin seda sellises olekus, kus ma ise ei mäleta seda, eks ma olen nii juua täis. Ma nägin tulemust, et mul olid tabletid, peopesas veel mõned, ise ärkasin enda elude põrandalt ja siis see oli see hetk, kus ma hakkasin ise ennast kartma. Kus ma mõtlesin, et mul oli häbi. Sa siis alkoholi joobes proovisid endalt just kui elu võtta? Just. Ja ma mõtlesin, mul oli häbi sellepärast. Mul oli häbi, kurb, valus, kõik tunded segamini ja see oligi see punkt tegelikult, et kus ma sain jõuda, et ennast kokku võtta. Ja mul oligi valida, et kas ma jätkan ja õnnestun mingi hetk enda elu lõpetamisega, elu põletamisega või ma proovin kuidagi sealt välja tulla. Nii, ja kuidas sa siis edasi läksid? Ma läksin edasi nii, et ma ütlesin endale iga päev, et kui ma sain olla eile kaine, ma saan olla täna kaine ja see alkoholist loobumine on viinud mind väga-väga kaugel elus tegelikult nüüd, et ma just julgesin iseendaga kontakti saada, tegeleda oma tunnetega, mitte nendest nagu põgeneda. Kas sa said iseseisvalt hakkama või sa vajasid ikkagi professionaalset abi seal juures? Iseseisev töö, professionaalid abi, psühholoog, psühhiaater, ravimid. Kõik läks käiku. Rain, kuidas sinul oli? Me jäime pooleli sinu lool selle koha pealt, kus naine saatis sulle sõnumi, et aeg on hakata endaga tegelema. Kuidas sina hakkasid endaga tegelema? Täpselt ja kõige esimene asi, mis ma tegin, läksin meestelaagrisse, kus ma avastasin, et paljudel meestel on veel suuremad probleemid kui mul ja ma just mõtlesin, et okei, ma võtan nende probleemist osa veel endale ja see oli tegelikult väga vabastav näha, et tavaliselt see Eesti mees, millest ta räägib autodest, võib-olla räägib pidutsemist, aga seal mehed rääkisid oma tunnetest ja minu suhtes see nagu töötas hästi. Laager, jah? Ja sealt edasi midagi veel või piisas sellest laagrist? Sealt edasi hakkasin ma tegelema joogaga, ma hakkasin tegelema tantsimisega, vabastava hingamisega. Kuidas te selle mõtteviisi enda jaoks ümber programmeerisite? Et kuidas te hakkasite valima päeval neid osasid, mis on olulised ja mis siis tegelikult oluliseks said või on saanud? Kuidas te olete nagu sellise igapäevase päeva ülesehituse enda jaoks ümber muutnud? No minul kõik algas sellest, et Milanos näitusel täpselt aasta aega tagasi ma kaotasin ära hääle, et ma olin näitusel, seadmed, kõik prožektorid minu peale suunatud ja mul häält ei tulnud piuksugi välja. Ja siis ma sain aru, et ma pean esiteks sellest firmast vabanema ja järgmisel päeval ma müüsin selle firma maha. Et sa olid ettevõtja, eks ole? Ja sa käisid oma toodet esitlemas või seda, millega sa tegelesid. Ja siis sa lihtsalt said aru, et see võimalus on, ainus võimalus on firma maha müüa. Jah, sellepärast, et ma olin jõudnud sellisesse olukorda, kus ma ei suutnud enam telefonikõnet vastu võtta. Keegi mulle helistas, ma ei võtnud vastu. Keha andis märku, et tuleb lõpetada. Silver, kuidas sul? See oli protsess, ma arvan, mis kestab tänaseni. Tegelikult oligi see, et mul oli vaja ju midagi asemele, et ma ei jooks, et ma hoolitseks enda eest ja ma hakkasin seda igapäevaselt üles ehitama.
kõige alguses pikad jalutuskäigud, oma mõtetega uuesti kontakt, siis oma tunnetega uuesti kontakt ja siis hakkasid tekkima ise need mõtted, mis ma võiks teha üldse ja kuidas saada paremaks ja oligi selline füüsiline pingutus, mis lõi siis eeldused, et ma saaks ka vaimselt paremaks. Rain, kas midagi halba on juhtunud sellest, et sa oma ettevõtte maha müüsid? See on väga palju vabastanud tegelikult must igasuguseid asju, et ma ei tunne enam viha, ma ei tunne enam ärevust, ma elan hulga lihtsamalt. Nüüd ma otsin elus uusi võimalusi, aga mul oli sel hetkel vaja see aeg maha võtta. Muidu ma arvan, et oleks asi lõppenud hullemini. Ma saan aru, te mõlemad olete leidnud hetkel sellise mõnusa tasakaalupunkti ja elus on värvi taas, olete rahulikumad, aga kas see tähendab ka seda, et täna ei teki enam ärevustunnet, täna ei teki enam ärritumist ja te oskate seda kõike neid emotsioone kontrollida? See on see mälestus sellest tundest ja see tunne just, kui on endiselt kuskil olemas. Ainuke vahe on see, et ma olen siis ümber ennast programmeerinud. Ma tean, mis on minu jaoks ohtlik. Ma tean, mis on minu jaoks normaalne ärevus ja samas ma tean ka seda, et kuidas oma keha kuulata, kuidas ta märku annab. Ja ühes sellega ma peangi iga päev endaga tööd tegema. Mul on raskeid päevi, mul on päevi, kus ma ei taha voodist püsti tõusta. Aga ma tean seda, et kui ma midagigi teen ühel päeval, näiteks tõusen voodist välja juba või teen silmad lahti, siis see on juba võit tegelikult. Rain, kuidas sul? Ma tunnen selle ära ja ma olen hästi rahulik selles suhtes, et see väline niivõrd mind ei ärrita. Et kui mingi väline asi juhtub, ma saan aru, et see ei ole tegelikult minusse suunatud, see ei ole minuga seotud ja see ei tekita enam sellist ärevust ja frustratsiooni. No täna on vaimse tervise päev. Millised on teie soovitused ja sõnumid teistele? Silver, sinu puhul siis noorele mehele, kes rügab nii, et vähe ei ole ja Rain, sinu puhul siis sellisele pereisale, kes pingutab väga palju. Minul on selline asi, et pane ennast esikohale ja võta enda jaoks aega. Võib-olla alguses 15 minutit päevas, hiljem pool tundi, lõpuks tund aega, aeg ise endale. Ma lisaks siia juurde, et enda haavatavaks tegemine on okei. Kui on raske, siis tegelikult tuleks just abi küsida, sest meil kõigil on raskeid hetki. Kindlasti on meil hetki, mis osaliselt on sarnased ja see teadmine, kui sa annad endast ära jagada, et tõepoolest on vaja abi, see teadmine, et sa saad aru, et sa ei olegi üksi. Et see on meeletult palju rohkem motivatsiooni juurde anda endaga tegelemaks. Suur aitäh, et te täna meile külla tulite ja enda lood pisut lahti rääkisite ja suur rõõm näha, et te siin istute ja naeratate. Aitäh.